Tere! Mina olen Mark ja räägin sellest, kuidas käsitsi joonistada ilusat graafikut. Graafik on väga hea võimalus anda andmetest kena ja informatiivne ülevaade. Graafikute tüüpe on väga palju, meie tutvume nendest ühe lihtsama ja levinumaga. Näitame seda asja näite varal. Õpilane Aino istutas mõned aastad tagasi oma sünnipäeval koduaeda väikese puu. Sellest ajast peale on ta igal sünnipäeval mõõtnud oma puu kõrgust. Seega me teame aega, mida on mõõdetud aastates ja me teame puu kõrgust, mida on kirja pandud meetrites, mõõdetud suurus ja selle järel ühik. Aino täpselt ei tea, millal see puu seemnest idanes. Samuti ei ole kuigi tähtis, et ta selle puu just 2007. aastal sai. Seega tundub mõistlik hakata aega arvestama alates istutamisest. Ajahetk 0 aastat tähistabki istutamise aega. Siis oli puu 74 sentimeetri kõrgune. 1 aasta pärast oli puu juba 84 sentimeetri kõrgune ja nii edasi. Arvud on nüüd ilusasti andmetabelis küll olemas, kuid need ei paista eriti midagi ütlevat. Väga hea võimalus puu kasvu kujutada ongi joonistada selle kohta graafik. Esmalt tuleb paika panna teljed. Väga oluline on otsustada, mis suurus läheb kummale teljele. Selle jaoks on range reegel. Sõltumatu muutuja läheb alati X-teljele ja sõltuv muutuja läheb Y-teljele. Sõltumatu muutuja on see, mille väärtused uurija ise katses paika pani. Sõltuv muutuja on see, mida määratud tingimustel mõõdeti. Kuna Aino mõõtis puu kõrgust tema oma määratud aegadel, siis aeg läheb X-teljele ja puu kõrgus Y-teljele. Graafik peaks ära kasutama tema joonistamiseks antud paberiruumi. Vaatame andmeid. Kuna 0-st väiksemaid arve andmestikus pole, siis võime X-telje joonistada alla serva ja Y-telje vasakule serva. Teljed joonistame joonlauaga. Suurenemise suuna tähistame väikse noolekesega. Pange tähele, et ma jätsin servadesse veel ruumi telgede tähistamiseks. Nüüd otsustame telgede mõõtkava ja ulatuse. Vaatame andmeid. Aeg muutub 0-st 5-ni. Graafikuala sisse mahub meil ilusasti ära 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, veidike rohkem joont, siis ongi hea, kui alustame aega 0 juurest ja lõpetame 6 juures. Pange tähele, et ma iga numbri juurde telje peale tõmbasin väikse kriipsukese, et oleks täpselt aru saada, missugust joont see number tähendab. Nüüd tähistame Y-telje. Vaatame andmeid. Näeme, et puu kõrgus muutub 0,74-st 1,48-ni. Et vältida mõttetut tühja ruumi graafiku allosas, ongi hea alustada Y-telge hoopis 0,7 meetrist. Ja lõpetada ta siin kuskil 1,7 juures, kuna nii palju jooni mahub lahedasti ära. Väga oluline on teljed tähistada ehk kirjutada teljele juurde, mis suurust ja mis ühikutes on seal kujutatud. X-teljel on kujutatud aega, mida on mõõdetud aastates. Y-teljel on kujutatud puu kõrgust, mida on mõõdetud meetrites. Mõõdetud suurus ja joone järel ühik. Nüüd kanname graafikule peale andmed. Iga rida andmestikus annab graafikule 1 punkti. Andmepunktid peavad olema selgesti näha. Kindel viis andmepunkti tähistamiseks on väike ristike. Näeme,
et istutamise ajal oli puu 0,74 meetri kõrgune. Kasutame joonlauda, et see koht täpselt üles leida. 1 aasta pärast istutamist oli puu 84 sentimeetri kõrgune. 2 aastat pärast istutamist oli puu 1 meeter ja 8 sentimeetrit kõrge. Ja nii edasi. Graafik üldosas on nüüd valmis. Tuleb hoolega mõelda, kas sellele on enam vaja peale kanda mingeid jooni. Tasub vältida kriipse, mida hästi seletada ei oska. Kui andmed siiski paistavad järgivat mingisugust lihtsat ja mõttekat joont, võib selle joone andmepunktidele joonistada. Väga tihti sobib selleks jooneks lihtsalt sirge, millel on ka hea lihtne matemaatiline kirjeldus, lineaarne funktsioon. Aino puu kasv paistab samuti ajast lineaarselt sõltuvat. Üritamegi siis joonlaua abil panna punktidest läbi sirge, mis möödub silma järgi vaadates kõikidest punktidest võimalikult lähedalt. Siinkohal võib kasuks tulla läbipaistev joonlaud. Lõpuks on ilus graafikule panna lühike ja sisukas nimi. Aino graafiku nimeks võib sobida puu kõrguse sõltuvus ajast. Ja graafik ongi valmis. Vaatame uuesti graafikut. Tundub mõistlik arvata, et Aino puu kasvab samas tempos veel vähemalt paar aastat. Graafiku abil saamegi ennustada, kui kõrge on puu näiteks järgmisel aastal, 6 aastat pärast istutamist. Selleks lihtsalt pikendame oma sirget. Ja vaatame, kui kõrgele on tõusnud sirge 6. aasta kohal. Näeme, et 6 aastat pärast istutamist on oodata, et puu on umbes 1,65 meetri kõrgune. Tihti ongi graafikute joonistamise eesmärgiks ennustuste tegemine tuleviku kohta. Sellega oleme läbi käinud põhilise, kuidas joonistada käsitsi ilusat graafikut. Loodame, et nüüd oskate ka ise selliseid joonistada. Kui teil tekkis küsimusi, külastage julgelt meie Facebooki lehte või Eesti Loodusteaduste Olümpiaadi kodulehte. Kui soovite kätt harjutada, siis materjalid leiate ka sealt.